Alustame tänast koolitust ja 5. peatükiga. Teemaks on siis lapsepõlve mõjutajad ja ärritajad. Ja võib-olla siis esimene oluline asi, mis tänases peatükis tuleb, on mina tean jutt. See mina tean jutt on selline lastevanemate autoritaarne juhtimisstiil suhteliselt ja tasakaal läheb seal paigast ära, kui lapsevanem hakkab mina tean juttu rääkima. Ja me siis uurime, mis seda mina tean juttu põhjustab, kuidas see lapsele mõjub, uurime pagasit, mida vanem ise kaasa võtnud on, ehk siis mida oma suhtest oma vanematega oled toonud siis oma vanemlusse. Ja õpime siis veel rohkem tegema teise inimese kogemuse jaoks ja vaatenurga jaoks ruumi. Vaatame tagasi natukese, kuidas lapsi ühiskonnas on koheldud. Rooma ajas oli täiesti vastuvõetav visata mitte tahetud laps ära prügisse. Et alles hiljuti hakati lapsi vaatama kui inimest, selle asemel, et neid võtta kui omandit või kui olevust, mis vajab kontrolli ja mis vajab domineerimist. Et lapsi võidakse ilmselt ka täna veel kohelda päris luupainejalikul kombel ühes või teises ühiskonnas, aga ilmselt suureneb aina rohkem teadlikkus ja muutub see ikkagi selliseks lapsepärasemaks ja lapse vajadustele põhinevamaks. Ja sellel ajal, kui meie justkui armastame oma lapsi, ei pruugi laps tunda meid armastama vanemana. Me võime ükstapuha kui heatahtlikud olla ja ikkagi sinu käitumine ühel või teisel moel võib olla selline, et laps ei võta seda vastu. Ja meil võib olla päris suur väljakutse mõista enda mõju, kuidas me võime lapsele mõjuda, sest iga laps tajub meid täiesti unikaalsel viisil ja me ei saa seda kunagi ette planeerida, et kuidas nüüd parasjagu laps siis meie mingile tegemisele või reageerimisele omakorda käitub. Kui me olime ise väikesed lapsed, me olime väga palju mõjutatud ja ärritatud siis oma hooldajate poolt ja ka nemad ilmselgelt tahtsid meile südamest head, kuid tihti me ei kogenud ka ise oma vanemaid ja hooldajaid siis toetavana ja nende tegevusi kui armastust pakkuva vanemana. Kogu ümbrus, mis meil on, programmeerib meid, me oleme lapsena ülivalt haavatavad ja ülivalt programmeeritavad kogu ümbritsevale jõule. Ja need programmeerimised, mis siis meisse pannakse, tulevad meie täiskasvanu elu arusaamadesse, tulevad meie tunnetesse, tulevad meie käitumistesse ja see mõjutab väga palju ka seda, millised inimesed meile meeldivad ja millised on meie vanemluse viisid. Öeldakse, et perekond on üks eluaegne treeningplats. Et see, mida me näeme, kujundab meist selle, kuidas me teineteist kohtlema hakkame ja siinjuures ka, kuidas me kohtleme iseennast ja kuidas me kohtleme last ja kuidas me kohtleme siis kaaslast. Ja sellel on eluaegne mõju. Ja imago vanemluse koolitus ongi siis selleks, et ta aitab katkestada seda haavamise pärandit, mida meist igaüks oma minevikus saanud on, sõltumata sellest, kui head ja hoidvad või eemal olevad on meie vanemad olnud. Me kõik tuleme pagasiga ja astume siis vanemluse rolli erinevate seljakoti täidetega. Need võivad olla hoiakud, need võivad olla käitumised, need võivad olla ootused või kogemised. Need on kujunenud sellest, millisena meid ennast kasvatati. Ja need hoiakud või teadmised või ootused võivad olla nii teadlikud kui ka alateadlikud. Näiteks, mis võivad meie hoiakuid kujundada? See, kuidas vanemad on kas lapsi märganud või mitte märganud, kas lapsi kuulanud või mitte kuulanud. Ka see näiteks, kas lapsi on emmatud või mitte või on vanemad uskunud, et ka lapsi emmatakse, et see teeb nad nõrgaks, et lapsi ei tohi emmata. Kas vanematel on näiteks olnud uskumus, et lapsed peavad hästi käituma? Kas vanematel on olnud uskumus, et karistamine on vajalik, et kasvatada korralikke lapsi? Kas vanematel on olnud uskumus, et ei ütlemine võib teha lapsele haiget? Ja siis on kõik järele antud ja laste soove täidetud.
Võib-olla on vanematel hoopis olnud uskumus, et lapsed peaksid vanemate meelt lahutama. Võib-olla on vanematel olnud kogemused ja uskumus, et tundeid ei tohi näidata, pole mõtteid, pole tunnet. Ja võib-olla on ka vanemad näiteks arvanudki, et lapsed peavad olema sõnakuulelikud ja ainult vanemad teavad vastuseid ja ainult vanemad teavad seda, kuidas on kõige õigem. Ja see kõik on siis mõjutanud seda, mida sina oled oma seljakotti pannud ja mis on siis see sinu pagas, mida sa igapäevaselt endaga kaasas kannad. Ja lehekülg 64 on üleval paar lauset. Ole hea, võta ja täida need laused ära. Ma loen need ka siia ette. Mida ma toon ja mis halvendab või tugevdab minu vanemlust on, ehk mida ma toon vanemlusse ja mis halvendab või tugevdab minu vanemlust on ja midagi, mida ma toon vanemlusse, mis mulle meeldib, on. Seal tööviikus ei ole küll väga laia ruumi selle jaoks, sa võid selle lehe alla poole peale täita, kus seal on natuke vabam väli või võid ka sinna samma mõne sõna või lausega kirjutada. Ma loen need enda näited ka ette, laiendavad jälle silmaringi. Mida ma toon vanemlusse, mis võib nõrgendada või halvendada mu vanemlust, on autoritaarne käsu andmine lapsele. Et ma annan käsu ja ma ootan selle täitmist. Mida ma toon, mis võib tugevdada mu vanemlust, on minu õppimistahe ja parandada enda oskuseid. Ja midagi, mida ma toon vanemlusse, mis mulle meeldib, on lapse võtmine võrdväärsemana, mitte sellise väikese lapsena. Ja küsimus on siis selles, et mida võib või kuidas võib sinu pagas seda vanemlust mõjutada? Mis sa arvad, just see pagas, mida sina ise saanud oled? Mis see pagas võib sinu vanemlusele teha? Meil on hästi oluline leida siis üles iseenda see kasvukoht ja leida loogika iseenda ärrituses lapse peale ja selle abil me saame liikuda sellisest mitteteadlikust vanemlusest teadliku vanemluse poole. Ja selleks on absoluutselt oma seljakoti sisu vaja lahti võtta ja vaadata sinna, et äge reaktsioon või ärritumine on sellise psühholoogilise fenomeniga, mis põhineb ajutajul, et ümbritsevas on oht. Ja ärritus laste peale võib olla kinnitus, et see suunab meid meie endi lahendamata probleemide poole. Me teeme kohe ühe harjutuse oma pagasisse vaatamisega, aga ma ennem toon 2 näidet, mis võib-olla aitavad siis natuke rohkem veel aru saada, kuidas minu ärritus võib siis olla minu minevikuga seotud. Loen siis koolitusprogrammist näite. Üks käitumine, mis mind endast välja viib, on ebaviisakas sõna või toon. Mida ma alateadlikult või siis teadlikult oma peas endale ütlen oma lapse käitumise kohta, on see, et ta ei austa mind. Ja ta kasvabki üles selliseks, et ta ei austa kedagi. Ja kui see juhtub, siis ma tunnen endas pinget, ma tunnen ennast rünnaku all ja see, mida ma tavaliselt ütlen või teen vastu, ma pean loengu aupaklikust käitumisest lapsele. Minu sisemine hirm on, et mu laps ei austa ja ka armasta mind ennast. See meenutab mulle minu lapsepõlvest seda, kui mu isa oli väga austust nõudev ja isegi siis, kui ta oli raevunud ja lugupidamatu ja vihane, nõudis ta meie käest austust. Teine näide. Üks käitumine, mis tekitab mulle ärevust, on see, kui laps liigub aeglaselt siis, kui mul on kiire. Oma peas alateadlikult või teadlikult kujutan ma ette, et laps meelega segab mind või rikub minu graafikut ja kui see juhtub, siis ma tunnen ärritust, viha ja tavaliselt ma tõstan selle peale häält
esitan oma nõudmisi ja ähvardan ebameeldivate tagajärgedega. Minu sisemine hirm on see, et olukord pole minu kontrolli all ja ma ei saa iial oma asju valmis. Minu lapsepõlvest meenutab see mulle seda, et mu ema ja teiste mind ümbritsevate täiskasvanute kannatamatus minu enda isiklike sisemiste rütmide ja sisemise liikumise osas oli talumatu. Ja harjutus töövihikust lehekülg 65, mis on sinu pagasi sisu. Aitab siis analüüsida ärrituvusi, mis sul lapse osas üles tulevad ja võta siis hetk aega, et seda teha.